Gümnaasium on lõppemas, 12 aastat kooli, üle poole mu elust. Keegi ei tea, mis võib järgmine päev tuua ja see on see imeline osa elust. See on hirmutav, aga see tähendab uut üllatust. Me oleme kõige tähtsama filmi peategelased ning kellele ikka meeldib vaadata filmi, kui ta lõppu juba teab. Meie roadtrip algas sõiduga Eestist otse Gdanski. Meie reisi pikkuseks oli 10 päeva ja me soovisime näha võimalikult palju poole erinevaid külgi. See tähendas üle 12 tunni pikkust otse. Võrdselt jagades oli see ikka ligi 4 tundi sõitja kohta. Arvestades, et olime lubasid omanud alla aasta, oli see kõva katsumus. Aga me teadsime, et see on väärt seda. Raskused muudavadki reisi meelde jäävaks. Ja me olime terve 12. klassi unistanud sellisest katsumusest. Meie esimeseks peatuseks oli Lätis olev Superalko. Leedus tegime esimese sõitjavahetuse. Oliver sai puhata ja Ivo aristus rooli, kus ta järgnevad 5 tundi ei lahkunud. Võtsin ka ise rooli vastutuse mõneks ajaks, aga sõidu lõpetas jällegi Oliver. Olime jõudnud Gdanski. Ivar, räägi, mis toimub? Oliver helistab praegu majutuse omanikule. Miks? Siis saaks tuppa saada. Davai. Ma ei sõida nendega üldse, ma meeldib väga sõida. Järgneval päeval olime eilsest väsinud, aga tahe avastada ja lasknud meil päeva käest lasta. Mõtlesime kesklinna liikuda kohaliku ühistranspordiga, mis võttis meie pangakontolt vaid paarkümmend senti. Gdanskit avastades muutus meie suund selgeks. Pidime nägema Euroopa Solidaarsuskeskust ja teise maailmasõja muuseumi, kuhu saime teisipäevase soodustuse tõttu tasuta sisse. Lõunat sõime mereäärses Thai restoranis. Pärastlõunat veetsime linnas ringi jalutades ning adaptereid ja laadijaid otsides, sest Poola pistikupesad ei ole samad kui Eestis. Isegi kui Gdansk oli mõeldud kiireks esimeseks peatuseks, üllatas see meid. Igal pool võeti soojalt vastu ja linn oli tõesti väga ilus. Me olime Gdanskit linnana näinud, aga mitte kuigi sealset loodust. Võtsime kohe hommikul ette kohaliku pargi, mis oli täis imeilusaid vaatepilte. Linn oli tuntud ka oma randade poolest ning päikselise ilmaga ei saanud neist kuidagi mööda vaadata. Poola ei tervita meid kesksuise palava ilmaga, aga me ei tundnud sellest puudust ja ausalt öeldes me oleksime ilmselt terve päeva rannas muidu veetnud. Üks ainus mõte aga püsis peas. Me peame seal ühe jäätise võtma, sest tuulevarjus ikka päike küttis. Rannaäärsed tänavad meenutasid mulle Haapsalut või Pärnut, täis väikeseid putkasid ja turiste. Eelmisest kohast ligi 10 kilomeetri kaugusel asus maailmasõja aegne monument, mis tähistas seal peetud lahinguid. Hoides Toruni poole jäime teele ette Poola suurim keskaine kindlus. Mida audiogiidiga läbides saime kuulata iga toha kohta ka kõige väiksemaidki detaile. Me veetsime seal ligi 4 või 5 tundi
nähes igasuguseid salajasi teid, mis liikusid läbi kindluse või selle külge mööda. Kuna meie kõigi kõhud olid näljast lõhkemas, vedas meil, sest leidsime kindluse lähedusest ühe ära peidetud restorani. Me istusime reaalselt kellegi tagaaias, aga suutsime leida selle kohta vaid positiivseid kiidusõnu. Torun, linn, mis lihtsalt oli. Jah, see ei jätnud ülim grandioosset muljet meile, aga tänu oma lihtsusele jäi see üheks meie reisi lemmikuks. Viimast tundi seal veetes märkasime väikest maa-alust varjendit, mille kõrval 2 meest seisid, kes lubasid väikse tasu eest teha interaktiivse tuuri. Nii me koos 5 võõraga astusime punkrisse, kus üks giididest hakkas seletama, kuidas seda söe all kasutati ning saime isegi ühe rännaku seal olles üle elada. Peale Turuni liikusime Katowice poole. Keskpoole oli täis aga üllatusi. Sõites mööda väikesest linnast, mis tee peale jäi, ligi Saue suurune. Märkasime hiiglaslikku katedraali. Tundsime nagu oleksime mingis mängus, nagu kui Minecraftis leiad püramiidi keset täiesti suvalist linna. Ma ei ole usklik inimene, aga selle hoone grandioossus täiesti pani meid imestama. Edasi liikudes jäi meie õhtupoolikusse veel üks keskaegne linnus. Kahjuks või õnneks sulgus see täpselt meie tulekul, nii et pidime seda imedlema kaugustest. See polnud ligikaudugi nii suur kui eelmine, aga veel võimsamate vaadetega. Käes oli reisi keskpunkt. Katowice meid ei hämmastanud, aga veetsime seal vaid ka ühe õhtu ja hommiku. Olles jõudnud poole teesti lõuna otsa, tundsime, et meil tuleks ära külastada ka Auschwitz. Teades selle kohutavat minevikku, oli raske leida külastusest rõõmu, isegi kui ilm võttis meid soojalt vastu. Liikudes mägede poole, muutusid autoakentest ilmnevad vaated aina võimsamaks. Mul oli raske kaamerat käest panna, sest iga järgnev pööre tõi esile tagataustal veel vägevamad mäed. Kätt oli jõudnud vähemalt minu kõige oodatum päev. Matk looduses. Enne runimist alustamast olime kokku leppinud, et võtame ette 7-tunnise matka, mille distantsiks pidi olema 25 kilomeetrit. Peale esimest poolt tundi mõtlesime, et kas olime ennast üle hinnanud. Me ei suutnud rivis järgneda neile, kes meie ees olid, sest me pidime kiiremini liikuma. Come on, peame ikkagi noored ja vormis. Peale esimest küngast olime enda veevorud ära joonud ja vajasime puhkust. Õnneks matk muutus aina talutavamaks ning kui jõudsime tasastele väljadele, taastusid meie energiavarud. Aeg lendas ja olles pool matka läbinud mõistsime, et olime selleks alati suutelised olnud. Allatulek läks lõbusalt. Saime isegi juunis lumesõda teha. Meie teed läbisid nii kõrgeid punkte, kus midagi peale kivid ei olnud, kui ka ojasid ja jõgesid, mis meie teega ristusid. Ning maagilisin metsi kõrgete latvadega, mis meid päikse eest kaitsesid. Seane. Võtsis.
6. päev meie reisist ei jätkunud sama ilusa ilmaga, kuni seniks oli olnud. Olime aga otsustanud pikendada meie olekut Krakowist 1 päevast 2. Seal olles saime ka postkontorisse viia varem valmis kirjutatud postkaardid. Saadab postkaardid ära. Pagile ja... Truutinile kirjutasime ka. Truutin, mis seda vaatab. Näed, siit saadame praegu sulle postkaardi. Ma loodan, et minu kiri meeldib sulle. Õnneks olime saabunud täpselt õigeks ajaks, et näha Krakowi päevade puhul igasugu esitusi linnaruumis. Olles siiski väsinud ka eilsest retkest, pidasime mõistlikuks kuhugi maha istuda, reisitempo veidi lõdvemaks lasta. Teades, et meil midagi targemat vihmasilmaga ikka teha pole, võtsime ette mitmetunnise Monopoli sessiooni. Kuna käimas oli jalka EM, liikusime õhtupoolikuks piljardit mängima, et saaksime ka neid mänge vaadata. Piljard on üks mäng, mida ma hakkasin mängima tänu Oliverile, kui meil 10. klassis tekkisid ajavahemikud, mille pidime kuidagi sisustama. Kätt oli jõudnud reisipidevik. Me olime suundumas oma viimasesse Poola linna, milleks oli Varssavi. Vihm oli jäänud selja taha ning päiksekiired taas tervitasid meid. Esimeseks peatuseks oli väikelinn, milles olev kindlus oli kohalikuks vaatamisväärsuseks. Selle 5-eurone hind tundus aga nahaalne võrreldes eelmiste kohtadega, mis olid sellest võimsamad ja uhkemad. Vähemalt saime seal paar päris toredat kaadrit. Päevane kuumus küttis ning meie auto õhukonditsioneer ei töötanud, et pidime leidma lahendusi, kuidas selle vastu võidelda. Kui on Poolas midagi, millest puudust ei tunta, on selleks kohalikud varemetes olevad linnused. Vähemalt selles paiknes ka kaitstud lohemuna, mis oli saanud selle kindluse suurimaks saardeks. Varssavi üllatas meid oma võimsate hoonete ja vägeva ööeluga. Saatsime päeva õhtusse kõrgelt hinnatud Mehhiko restoranis, kus olevad joogid olid kindlasti oma hinda väärt. Viimane päev Poolas, eelviimane päev reisist. Me teadsime, et reis on varsti lõppemas ning käes on hetk, kus peame võtma veel maksimumi siinsest elust. Külastasime hiiglaslikus tornis asuvat muuseumi, avastasime veel kohalikku pealinna, käies läbi selle maapealsed tänavad ja maalused metrooliinid. Ning saime lõpuks ka oma eksami tulemused teada. Palju sa Ivar sai? 70 pluss 75 või? 78. 78. No, mina sain ülikooli siis. Gregor sai meil siin kaameramees, sai ka üle 70. Minust mõlemad vist. Jah, nii et väga edukalt läks. Hinge oli sellega meil maas ning hakkasime hüvasti jätma Varssaviga. See reis õpetas palju, aga eelkõige õpetas veel paremini mõistma oma klassivendi, kellega selle ette võtsime. Ma olen tõesti rõõmus, et olite valmis selle koos minuga läbima. Üle 3500 kilomeetri 10 päevaga. Räägi kohal, mis toimub? Emotsionaalne hetk. Me oleme teel kodu poole. Hetkel kohe läheneme Poola-Leedu piirile. Ja meie sõidame nüüd Leedu poole. Homme oleme Leedus ja homme õhtul oleme juba Tallinnas. See muudab inimesi lähedasemaks, nagu teeb ka iga teine raske katsumus, olgu selleks põhikool, gümnaasium või mõni töökoht. Minu jaoks on elu mõte suruda ning anda endast kõik, et see oleks mälestatav. Olen 7 tundi Eestisse toonud, nii et Gregor saab koju 6,5 tundi korrast. Me ei sünni selleks, et elada kogu oma elu ühes kohas, tehes sama tööd ilma ennast proovile panemata. Uute kohtade avastamine ning rasked olud arendavad meid, andes meile mitmekülgseid vaatenurki. Minu arvamus varasemalt Poolast oli üpris negatiivne. Ma ei oleks uskunud, kui palju toredaid inimesi ning muljet avaldavaid kohti siin võib leiduda. Ma ei ütle, et keegi peaks kogu oma raha matma reisimisele, aga kui vähegi võimalik, siis mine ja avasta. Need uued tutvused ja kogemused on väärt ükskõik mis rahalist summat, mis sa selle alla matta võid.
kunagi istusid inimesed paadile, mitte teades, kuhu see neid viia võib, sest neil oli see soov avastada uusi kohti, reisida. Ja tänapäeval, kui teine kontinent on vaid mõne tunni kaugusel sinu kodust, siis tasub kasutada seda võimalust näha seda, sest kunagi oleksid inimesed andnud ükskõik mida selle kogemuse eest. Sellega ma tänan teid vaatamast. Ma loodan, et sain selle reisi hästi edasi kantud, isegi kui pidin selle jaoks Oliveri ja Ivari natuke kiusama või mõnes olukorras mingi tänava mitmeid kordi läbi kõndima, et saada see õige kaader. Ma usun, et see oli väärt seda, sest kuigi sellised mälestused jäävad igaveseks, võivad need ajaga tuhmuda. Aitäh teile ning head avastamist!